võib-olla ma eksin, aga mul on niisugune tunne, et meie katoliiklaste elu eesmärgiks, vaimse elu eesmärgiks ei ole kasvamine armastuses Jumala ja ligimese vastu, ei ole kasvamine Jumala armus, aga pigem Jumala kaitsmine. Ja muidugi, paljud inimesed ründavad kirikut, ründavad moraalsust. Me peame midagi vastama. Aga kas tõesti on niimoodi, et me peame kaitsma Jumalat, tema ise ei suuda teha mitte midagi? Isegi kui meie vestlustes, vaidlustes me ei käitu niisama nagu need inimesed, kes ründavad kirikut, siis väga tihti, isegi kui me vastame neile armastusega, tulemused on väga viletsad. Inimesed ei pöördu Jumala poole, sellepärast et see eesmärk, me kaitseme Jumalat. Kas tõesti Jumal vajab meie abi selles suunas? Jeesus Kristus ütles evangeeliumis, need katsumused annavad teile võimaluse tunnistamiseks. Kas me oleme siis, kui me räägime teiste inimestega, isegi kui nad ründavad meid, ründavad kirikut, ründavad moraalsust, kas me oleme tunnistajad? Just selle jaoks Jeesus Kristus ütles, annan teile suu ja tarkuse, et te suudaksite midagi vastata. Kui me lihtsalt püüame kaitsta, aga ei anna tunnistust meie elus, et me oleme katoliiklased, meie jaoks Jeesus Kristus on tõesti väga tähtis ja teised inimesed näevad, kuidas me elame selle tunnistuse kohta. Püüame lihtsalt kaitsta Jumalat nende sõnadega, kuidas peab olema, kuidas on vaja käituda ja nii edasi, siis äkki me ei anna seda tunnistust ja siis me ei kasuta seda armu, mida Jumal Jeesus Kristus lubab meile, suu ja tarkuse. Me räägime seda, mis on meie mõtetes, me püüame kaitsta, aga me ei mõtle isegi selle eesmärgiks. Kas tõesti ma midagi tahan saavutada? Kas tõesti minu vaidluste kaudu teised inimesed pöörduvad Jumala poole? Kas ja kui tihti ma annan vestlustes oma tunnistust, oma elus, oma sidemetes Jumalaga, oma palves sellest, kui tähtis on minu jaoks Jeesus Kristus.